reaalsus. Tulime Keeniasse laagrisse kuuks ajaks. Täna on kolmas päev, teine trennipäev. Kohalik transpordivahend. Trenn, kiiruse trenn, lühikesed lõigud. Siukene staadion. Tossuga tõmbab mähkima, aga trennis tehtud. Kunagine värske staadion oli selline. Nüüd meil on Tartan jalkaplats. Kell on 10 ja väljas on mingi 2 kübe võib-olla juba. Siis kohalikud seal pikkade dressidega. Normaalne. Talv neile. Staadial trenn tehtud. Lähme sööma. Söögi kohta, kus me põmst iga lõuna käime. Välja arvatud pühapäeval. Ja siis koduküla või linn. Musungu. Siin on ikka aus kuradi. Üle tee pead vaatama, et ellu jääks. Liiklus on sääne nagu ta on. See on siis igalõunane söögikoht. Safari Cafe. See on põhimõtteliselt peaaegu igalõunane söög. Riisubadega ja maksab 80 euro senti. Ports on pisut korralik. Ja asjadega käime linna siis. Okay, let's go. What's that? Pühapäev on neil siin kirikupäev. Siis lastakse igal pool tümpsu. Siin on siuke normaalne mingi ingliskeelne, muidu terve päev lõugavad lihtsalt mingis endas keeles. Aga selline see pühapäev on. Ise nüüd 2 päeva puhkanud. Kerghaigus oli sees. Teeb siukest sörki ja kõndi segamini. Vaatab, mis tunne on. Aga trenniteed on siin. Osa on siuke. See punane. See on räigelt hea, see on siuke silel. Ja siis on selline mingi kuradi kivine ka. See on veits siuke kahtlane, mingi kerge ankle break. Selline. See on tegelikult veel okei, aga osad on hullemad ka. Külavahed, need mis tulevad, need on ikka siuke korralikud. Kogu aeg pead vaatama, kui astud. Sellised on teed. Ja siis üks võimalus on teha maantee ääres. Seal on siuke kerge riba, maantee riba, toda pidi. Ja siis saad nagu äärde minna vahepeal. Siukest peenikest kruuse pidi. Siuke. Ja seal on kohati suht jube ehk. See liiklus on siin suht crazy. Selline kivi siin. Aru olen saanud, siis see on tekkinud just Karel ütles, 3 aastat tagasi oli normaalsem. Et nüüd palju on vihma sadanud, siis on selle nagu normaalse asja siit ära uhtunud. On kivi järgi jäänud. Parandavad ka vist kividega neid teid enda arvust. Jep, selline teed on siin. Küla taga on siuke lennukas. Mõnus. Ümber lennuka on mingi 4-killine ring. See vend teeb kiirust siin. Siin on fännid. Say hi. Say hi. Hi. Sellised vendi on igal pool. Üks kohalik kirik näiteks.
täna teises trennisse korraliku paduvihma kaela. Näitan teile seda Kodutänava värki, mis siin toimub, kui vihma sajab. Korralik kuradi oja. See liiv on ka siin suht siuke libe. Kodutänav siis. Rõve on see asi siin vihmaga. Näitan kohe teile kohaliku hoovi ka. Selline ta on. Midagi meeldivat ei ole. On ka siukseid päevi. Kõik ei ole päikselised. Kahjuks. Puhkepäev tulime kohalikud turismi vaatamisväärsust vaatama. Räige kosk. Tõmban teise kaamera siis ära selle mäluka contentide. Kohalikud jüngrid. 2 eurot see sisse pääsimine. Sealt läbi metsa saaks tasuta ka vist, aga ei tea. Selle koha kõige uhkemad need. See hakkab raha tahtma meilt kohe, aga pole hullu. Kõige uhkemad need hotellid, mis siin kandis on. Leidsin metsast kohaliku Tarsani. Jumbo! Siin on ikka korralik džungel. Sellest kuredi kose sellest vihmast. Kus? Seal on üks ahv. Kohalik nõges. Sai ka see Tarzan ei ole ära proovitud siin. Siuksed asjad on. Kohalik riideturg. Jõhker, kus sinna mäss. Iga hommik laod selle bardaki laiali ja siis õhtul paned kokku. Järgmine samamoodi. Lõugad siin. Kutsud kuradi selliseid vendi kohale. Kes midagi. Sokid peas ennast. Keegi pükse ei taha, siis kosse ikka leidub. Mis see peale kirjutada? Philip Blaine. Vahest on ka sellised challenge'id. Jooksutrennid. On ka selliseid mõnusaid kohti. Mäe otsas siuke metsalisemad kohad. Mingi hotellisüsteemid, käisime siin spaas, käisime jooksmas siit, siis jooksime siia tagasi, käisime seal ujumas, päikest võtmas ja nautisime sellist eurooplase elu siin. Üks öö on 120 euri või 130 või mis ta oli. Üle jõu käib. Kedagi ei ole ka siin selles mõttes on nagu hästi. Täiesti vaikus peale selle. Üks vend taab seal kuradi haamriga. Kõik see aeg, mis me siin olime. Eelmine kord käisime, siis oli täiesti vaikus.
Kunga näitab taset, kuidas teed peab korjama. Kohvi istandus. Tšau, noh. Tuleme vaatame edasi. Fännid. Me oleme siin nagu 8. maailma ime. See on lahedad Potserid, oma küla oma. Aga see on just hea perede längida. No nii. Selline see Keenia vlog sai. Nüüd olen juba Eestis ja lükkan vaikselt suuska. Natukene, palju ei taha. No ei saa ka. 400 meetrini läinud, kaua sa ikka viitsid. Siuksed need Keenia seiklused said. Väga palju ei filminud, aga noh, asi seegi. Mingitki aimu, mis seal toimus. Järgmise korrani.